Tere tulemast Tinkercadi, mina olen õpetaja Allan ja täna joonistame Tinkercadis 2x4 mõõtmetega Lego klotsi. Oleme ausad, see on Tinkercadi jaoks natukene selline piiripealne asi, peame natukene trikitama, aga vaatame, kuidas me hakkama saame. Mingisuguses järgmises tunnis proovime seda sama asja teha ka Autodeski Fusionis, et oleks hea võrrelda, kummas on siis lihtsam ja kas need Fusioni keerulisemad funktsioonid õigustavad ennast. Kuna see Lego klots on päris selliste imelike, aga mõõtmetega 0,1 ja millimeetri täpsusega ja kohati isegi sajandiku millimeetri täpsusega, siis ma teen Tinkercadis sellise triki, et ma panen selle töölaua siin väitsa suuremaks, vähemalt 500. Ja võtan siit klotsi ja ma korrutan kõik mõõdud siis 10-ga, et siis mitte ei ole 31,8, vaid 318 ja laius 158, niimoodi. Ja kõrguseks 96. See peaks olema meil see Lego klotsi siis põhiosa ja paneme sinna kohe need mummukesed ka peale. Mummukese mõõdud on siis läbimõõt on 48 ehk siis 4,8 millimeetrit ja originaalis. Ja kui ma nüüd vajutan tabulaatorit, siis ma saan kohe liikuda sellesse teise. Et see on hea harjutada endale siis, et tabulaatoriga nende vahel liikuda, et sama asi töötab Fusionis ka ja teeb elu väga palju lihtsamaks. Ja kõrguseks on siis 1,8 millimeetrit, aga me paneme siia 18. Ja nüüd kaugus sellest servast peaks olema 3,8 ja siit 3,9 ja siit ka 3,9 millimeetrit. Ja nende mummukaste vahe 8 igatepidi, 8 millimeetrit. Kasutame ära seda Lego klotsi sümmetrilisust, et me ei hakka siit servadest kaugust mõõtma. Me paneme 8 millimeetrise vahega need klotsid siia paika ja siis lihtsalt joondame nad keskele igatepidi. Ja selleks, et saada 8 millimeetrise vahega neid, siis ma panen siia joonlaua. Vaatame, et see joonlaud oleks ka meil alt ära. Ta oleks ka keskel. Tundub, et ta on keskel. Ja valin siis selle, teen duplicate. Hoian shift jälle, loistan järjega teda siia paremale. Vaatame, näed, siin see roheline on kaugus siis nagu siit punktist kuni selle servani. Aga mul on vaja, et selle keskpunkti ja selle keskpunkti vahe oleks 80. Eks ma klõpsan siia. Et siin saab siis muuta seda, et kas ta siis mõõdab kaugust tsentrini või ainult servani. Nüüd on keskkohani ja 80. Nii. 4 tükki. Suunan selle joonlaua siin ülespoole ka. Valin need 4 tükki ära, vajutan duplicate ja shift alla ja loistan ülespoole ja panen siia 80. Ja nüüd võtan kõik nad gruppi ja joondame keskele. Võtame gruppi ka. Nii. See klotsi pealmine kiht on olemas. Teeme nüüd selle augu sinna ka ja ma teen selle augu siia kõrvale. Augu puhul on niimoodi, et need külgmiste servade paksus on 1,2 millimeetrit ja selle ülemise siis katuse paksus on 1 millimeeter. Ehk siis ma lahutan 96-st 1, see on 86 kõrguseks ja 318 lahutame 24 ehk siis kahekordne seinade paksus. Saame 294 ja 13,4. Ja teeme kohe siia siis mummukesed ka sisse ära.
et see on hea töötada selle tasandi peal siin. Ja selle mummukese läbimõõt on 26 ja kõrgus on 17 ehk 1,7. Nii. Ja mummukestega on sama teema, et jälle nad on, tsentrid on üksteisest 8 mm kaugusel. Ma panen jälle ülevalt alla vaate ja proovin selle joonlaua joondada siia keskele. Ei ole keskel. Nüüd on keskel. Duplicate, shift alla, hiirega paremale, panen siia 80 ja vajutan uuesti duplicate. Duplicate. Valin kõik ära, gruppi ja joondame võtan uuesti gruppi, et ma saaks neid asju omavahel joondada. Nii. Peaaegu nagu olemas. Vaatame siis alt seda asja ja nüüd me hakkame töötama siis selle tasapinnaga siin. Et ma paneme workplane'i siia põhja peale ja teeme siis need suured rattad sinna. Võime siia poole ka panna. Nii. Nende kõrgus on siis 96 miinus 1 millimeeter on siis 86 ja läbimõõt on, siin on nüüd sajandiku täpsusega nii 65.1 ja 65.1. Päris ei õnnestunud neid komakohti siin elimineerida. Nii, võtame siit selle augu ka kohe sinna. Augu kõrgus on täpselt samamoodi 86 ja läbimõõt on 4,8 ehk siis ma panen 48. Et kõik mõõdud on meil korrutatud 10-ga ja joondame ära ja gruppi ja nüüd on meil vaja siis joonlaud saada siia keskele jälle. Nii, vaatame, paneme ta kuhugi siia ära. Nii, paistab, et näiteks joonlaud on siin ilusti selles ristis on ju, aga seda me ei saa sinna kuidagi. Et siis kõige parem variant on, et me võtame siit uue kuubiku, paneme kuubiku niimoodi ja siis ma valin siit selle rõnga ka ja joondan nad ära klõps kuubiku peal ja saime selle skaala paika jälle või noh, nii, õigesse kohta ja vaatame, kuidas meil see joonlaud nüüd on siin suunatud. Pidan selle korraks ära, nii, nüüd on paremini näha. Joonlaud on õiges suunas, valin selle, teen duplicate, loistan jälle shiftiga sinna paremale ja nende omavaheline kaugus on ikka 8 millimeetrit ehk ma panen siit 8 duplicate ja ongi olemas grupi ja nüüd on veel teha siia külgedele need väiksed nagad. Nende jaoks ma kasutan seda. Võtaks selle püsti saada. Selle naga kõrgus on ikka 86. Laius on 6
ehk 0,6 millimeetrit, ma panen siia praegu 6 ja 0,2 ehk siis 2. See naga on üks peamisi põhjuseid, miks me nagu muutsime seda mõõtkava, sest nagu kui me teeks üks-ühele mõõtkavas, siis ta jääks nii pisik, et seda oleks väga ebamugav siin Tinkercadis teha. Ja jälle, on ju, need nagad tulevad siia nendesse kohtadesse seina peale, ehk siis tsentritest siis vahe on 8 millimeetrit, ehk ma panen siia 80. Paneme ta kuskile siia ära, YOLO'd ja duplicate. Ja duplicate. Gruppi. Duplicate. Keerame selle teistpidi. Siis ma võiks veel korra sellest duplicate teha, mul on sinna otstesse ka vaja. Teeme ungroup. Võtame nad kahe kaupa paari. Ja keerame vastavalt siis nii. Ja nüüd on vaja nad saada siis enam-vähem õigetesse kohtadesse. Nii, ja nüüd siis me joondame nad niipidi keskele ja need joondame klõps kuubiku peal ka niipidi keskele ja nüüd sinna seina peale me nad tropime lihtsalt. Ja ka vaatame nüüd, kuidas meil need asjad siia siis jäid, et märkan, et siin on väike vahe, et mul jäi tropimata, vaatame, et meil see tasand on siin endiselt selle põranda peal, et ma klõpsen nende peale, võetan trop ja need on, ei ole, nii. Teeme kõigile neile trop, nii, nüüd on see korras. Võtame nad gruppi ja nüüd on veel siia vaja see vahe teha. No see on suhteliselt lihtne. Võtame siit pulga või klotsi nii-öelda ja selle laius on 0,8 millimeetrit, ehk siis ma panen siia 8 ja see pikkus ei ole sedapidi oluline. Küll aga see kõrgus, mis peaks olema siis 6,3, ehk siis ma panen 63 siia. Ja nüüd ma teen sellest duplicate, joondame ära ka. Joondame ära ka ja duplicate shift alla. Silm petab, aga see on päris keskel. Võtame nii. Nüüd on. Ja nüüd on jäänud veel viimane asi. Me peame ta õigesse mõõtkava tagasi saama. Nii, ühesõnaga. Muudan seda suurust siin. Shift all hoides klõpsen siia.
nüüd võin Shifti lahti lasta, kirjutada siia 31,8 ja on õiged mõõdud. Ja alt on ka kõik endiselt õige. Nii et selline meie klots siis sai. Jõudu tööle!